päris palju näiteks kohalikke omavalitsusi, kes peaksid riigihangete korda järgima üldiselt. Et riigihangete seaduses on selline säte, mis ütleb, et kui koostatakse riigihanke tehnilist kirjeldust, siis muuhulgas tuleb tehnilise kirjelduse koostamisel arvestada siis Euroopa standardid selle juures. Mistõttu siin nagu ütleme, tuleb mängu see asi, et kuigi õigusaktiga mõni standard võib olla mitte kohustuslikuks tehtud, siis riigihangetes võidakse viidata näiteks niiviisi, et seade peab vastama sellele standardile, mida soovitakse hankida. Tõsi, riigihangete seadus ütleb, et alati sellise viite taha tuleb kirjutada, peab vastama sellele standardile või olema sellega samaväärne, et jätta alati ots lahti. Et siis see on nüüd üks kokkuvoote koht, kus standard võib muutuda tegelikult siis sisuliselt kohustuslikuks isegi siis, kui konkreetselt õigusakti viidet ei ole siin taga. Tihti viidatakse ka niisama omavahelistes lepingutes. Miks seda tehakse? Tehakse sellepärast, et olla kindel selles kvaliteedis. Näiteks kui üks aspekt, mida ma enne ütlesin, on see, et näiteks kui ei ole õigusaktiga nõuded kehtestatud seadmele, millele ta peab vastama. Samas teie näiteks olete tellija, te tahate ikkagi mingisuguse kindla kvaliteediga, mingisuguse kindla sooritusega seadet saada, siis millegile peaks ju viitama, millele ta vastab. Tahate saada reovee puhastit, mingid parameetrid peab ju määrama, millele ta vastama peab. Kui on olemas selleks standard, siis teinekord on kõige lihtsam võib-olla öeldagi, et see peaks vastama sellele standardile. Aga siin ma nüüd ütlen seda just, et alati on mõistlik jätta siiski ka alternatiiv, sellepärast, et mitte kõik tootjad, eriti just nendes valdkondades, kus standardid on vabatahtlikud, siis mitte kõik tootjad alati standardid ei järgi. Ja kui te teete nüüd sellise viite, et see peab tingimata ainult standardile vastama, siis te võite automaatselt näiteks välja lülitada ühe hulga potentsiaalseid pakkujaid tellijana, kelle toode juhuslikult ei vasta standardile, aga tegelikult võib olla niiviisi, et ta ei ole mitte miski poolest halvem, võib-olla isegi mõnes aspektis parem kui toode, mis vastab standardile. Ühesõnaga selliste viidete tegemisele, kas või näiteks riigihangete dokumentides, sealt tuleb alati nagu endale aru anda selle koha pealt, et mis on see, mida võidetakse sellega, mis on see, mida kaotatakse. Et ühelt poolt võib võita selle, et tagatakse mingi kindel kvaliteet, teiselt poolt võib kaotada natuke seda, et pakkujate hulk väheneb. Siin alati aitaks enne võib-olla natuke luureturul, et kes mida pakub. Et päris mitmed tootjad tegelikult järgivad standardeid ka ilma selleta, et nad oleks kohustuslikud. Nüüd veel üks asi, kui viidatakse standarditele, ükskõik kas siis pakkumiste kirjeldustes, siis hästi oluline on veenduda mitu korda üle, et need viited on õiged ja asjakohased. Viidata võib ainult siis ikkagi, kui see standard kirjeldab ikka täpselt seda toodet, mida te tahate hankida. Kui viidetakse natuke valele tootele, siis võib juhtuda, et tekib olukord, kus ei olegi võimalik soovitavat asja pakkuda, sest seda teistmoodi toodet ei saa lihtsalt teise toote standardi järgi teha. Seal tuleb hoolega nagu vaadata, et pärast me tegelikult vaatame mõndasid näiteid ka CE-märgi juures, kui hoolikalt tuleb tegelikult lugeda seda, et mida konkreetne standard tegelikult reguleerib. Et kui seal hakata nõudma midagi standardi järgi, standardi kohaselt, mis ei käi päris tegelikult selle toote kohta, siis see võib viia ummikseisu, kus teie nõuate asja, mida ei saa tegelikult täita. Aga üldiselt just see standardi kasutamine, seda võib alati teha, aga oluline just õiges kontekstis neile viidata. Ja riigihangete puhul, mis mina nagu veel olen hästi palju näinud, on see, et ilmselt lugedes seda riigihangete seaduse sätet, millele ma enne viitasin, üritatakse mingisugusele standarditele viidata ja siis tavaliselt tehakse, mida ma näen, tihti on see, et tehakse selline viide,
et selle tootja valmistaja kvaliteedisüsteem näiteks peab vastama ISO 9001 standardile. Sellise viite võib tegelikult teha, aga ma arvan, et see ei ole kindlasti see eesmärk, mida riigihangete seadus silmas peab. Riigihangete seadus peab silmas seda, et te viitate ikka, et näiteks reovee puhasti peab vastama standardile EN, mis iganes ta siis on, eks. Eks see konkreetne toode peab vastama standardile, mitte tootja. See muidugi annab teatava kindluse, kui te ütlete, et tootja kvaliteedisüsteem peab olema, et tootjal peab olema mingi rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedisüsteem, aga see ei anna 100% kindlust, et toode vastab nendele omadustele, mida te tegelikult tahate. Seda on ka alati hea mõista, kui vaadata nagu hankija poole pealt. Nüüd teine suur temaatika, mis siiamaani suhteliselt palju segadust külvab, on selline asi, et C-märgistus toodetel. Kui me vaatame eelmist esinejat, siis tema mainis ka, et tema tootel on olemas C-märgistus ja hästi suur hulk sertifikaate, aga sellest jääb ikkagi väheks, et seal veoolja nõuab temalt veel mingid täiendavad pabereid ja et nüüd C-märgistus on tegelikult selline asi, mis tuleneb Euroopa Liidu ehitustoodete direktiivist. Ehitustoodete direktiivi nimi on siis selline. Ja on üks kindel grupp ehitustooteid, millel peab C-märgistus olema. Nüüd meil siin Eestis kohati on mindud ka selle C-märgistuse nõudmisega natuke liiga agaraks, et hakatakse nõudma, et C-märgistus peab olema juba ka toodetel, või ütleme, et seda on tulnud ette, et nõutakse seda, et C-märgistus peab olema toodetel, millele teda üldse paigaldada ei tohigi. Seetõttu, olles tellija, olles ehitaja, on mõistlik endale teadvustada, et millistel toodetel me siis ikkagi nõuame seda, et tootel oleks C-märk ja millisel mitte. Ja loogika on tegelikult ühelt poolt küllaltki keerukas, ka teiselt poolt lihtne. Et see ehitustoodete direktiiv on tegelikult siis Euroopa Liidu õigusakt, mis on kehtestatud selleks, et ühtlustada nõuded ehitustoodetele Euroopa Liidus. Eesmärgiks on tegelikult see, et kui ühes riigis toodetakse mingisugune näiteks tuletõrjehydrant valmisid, siis teistes Euroopa Liidu liikmesriikides võiks seda turustada ilma, et seal peaks täiendavat sertifikaati esitama või täiendavat testimisi tegema. Ja selleks ongi nagu kehtestatud ühtne Euroopa süsteem selle direktiiviga. Ja seda direktiivile vastavust tegelikult näitabki C-märk. Ehk siis C-märk ei ole mitte midagi muud kui visuaalne märgis, mis näitab seda, et see toode vastab ehitustoodete direktiivile. Ja nüüd, millistel toodetel peab olema C-märk? Ehitustoodete direktiiv on sellise loogikaga üles ehitatud, mis ütleb, et C-märk peab olema nendel toodetel, mille puhul C-märgi paigaldamiseks eeldused on loodud. Eeldused on loodud tähendab seda, et on olemas mingi konkreetne tehniline kirjeldus, mis kehtestab sellele tootele nõuded. See võib olla harmoneeritud standard, mis on tegelikult tavaline Euroopa standard, mis on siis Eestis ka kõik kättesaadavad Eesti standarditena või Euroopa tehniline tunnustus, mis on natuke teistmoodi tehniline kirjeldus. Ta sisuliselt on üsna standardi sarnane, aga ta on lihtsalt teistmoodi asutuse poolt välja antud. Nüüd väga jämedalt öeldes võib öelda, et harmoneeritud standardid on 476 erinevale tootele ja tehnilisi tunnustusi on umbes 50 erinevale tootele. Kokkuvõttes võib öelda, et natuke rohkem kui 500 erinevat ehitustoote liiki on need, mille puhul üldse C-märgistusest juttu saab olla. Ma korra hüppan siin nendest linkidest üle, et näidata, millised on need tooted, mis võib-olla on nagu tänase päeva teemadega seotud.